Suvi on jõudnud Eestimaale tänavu eriti varajaselt ja soojalt. Ning sirelidki, mis tavaliselt õitsevad juunis, on vaata et juba ära õitsenudki. Selline kevadsuvi aga meelitab loomulikult avastama oma armast ja väikest kodumaad. Ning võimegi alustada Tallinnast, kus praegu toimuvad vanalinna päevad. Ning alustame näiteks oma lemmikkohast Toompeast. Kas sina teadsid, mitu torni oli Toompea linnusel? Siin Toompea mäel asus kunagi muistsete eestlaste linnus, mis ilmselt ulatus üle kogu Toompea mäe. Looduslikult on see ideaalne koht linnuse rajamiseks. Arvatavasti oli muistsete eestlaste linnus nii puit, muld kui kivimüüritisega kivilinnus. Peale seda, kui taanlased siinsed hõimud alistasid, asusid nad Toompeale oma kivilinnuse rajamisega pärast 1219. aastat. Kusjuures kas teadsid, et kuigi eestlasi kutsuti ärkamise ajal maarahvaks, siis andsid selle nime hoopis sakslased, kes kutsusid eestlasi Landvolke. Muistsed eestlased elasid siiski linnustes, kindlustatud külades ja nende ümbruses. Kahjuks on paljud omaaegsed linnuste kohad unustuste hõlma vajunud, aga sellest kõigest ehk mõnes meie teises saates. Kui taanlased olid ühe osa muistsete eestlaste maadest oma kätte saanud, tekkis selle järele isu ka sakslastel. Seejuures polnud taanlased väga huvitatud sakslaste vallutusretkedest ja isegi väidetavalt toetasid eestlaste vastupanu sakslastele. Nii on teada, et taanlased koos eestlastega paavstile sakslaste peale lausa kaebekirju tegid. Paraku tegi ajalugu oma käigud ning lõpuks läksid ka taanlaste käes olnud alad sakslaste kätte. 14. sajandi teisel poolel jõudsid Liivimaa ordu rüütlid arusaamiseni, et nende käes oleva kunagi taanlaste poolt Toompeale rajatud linnus ei vasta enam kaitsenõuetele. Nii ehitasid nad uusi erineva otstarbega torne Toompea linnusele. Linnuse kirdenurka ehitati ümar suurtükitorn Landskrone, kagunurka 8-kandiline Stür den Kerl, edelanurka Pikk Hermann ja loodenurka väike Pilstickeri torn. Praeguseni on neist alles vaid 3, sest Stür den Kerl lammutati Kubermangu valitsuse hoone rajamisel 18. sajandi teisel poolel. Pikk Hermann on ainus torn, mis on tänaseni väga hästi säilinud. Ülejäänud tornid on omaaegsetes sõdades kannatada saanud. Landskrone torn ehk siis eesti keeles maakroon on Toompea linnuse välismüüri kirdenurgas. See torn kavandati raskete tulirelvade tarbeks. Torni ülemine osa on tänaseks kahjuks lammutatud, kuid on alust oletada, et see oli sarnane Pika Hermanni torniga, sama kõrge kui Pikk Hermann ning seal oli samuti piginukk. Piginukk võimaldas torni vallutada püüdvatele vastastele kuuma tõrva ja keevat vett kaela valada, muutes torni vallutamise erakordselt eluohtlikuks ettevõtmiseks. Ajaga kaotas kindlus oma varasema tähtsuse ja Landskrone torni hakati ühel hetkel kasutama hoopis laona. Isegi 1930. aastate teises pooles ümber- ja juurdeehituste käigus jäi torn ilma kindla funktsioonita. Torn restaureeriti 2008. aastaks ning praegu on see Riigikogu Kantselei abiruumid. Selline oli meie põgus pilguheit Toompea linnusele ja Pika Hermanni suurele vennale. Seega, kui sinul on veel suvised Eestimaa avastusplaanid tegemata, võid alustada just siit. Haara kaasa ka mõni huvitav ajalooraamat, sest pea igal Tallinna müürikivil on sulle jutustada mõni põnev legend.